Tere! Te kuulate saadet Kanakott Raadio 2. Mina olen Kadri-Maria Mitt. Kristjan Oden. Mattias Naan. Stuudios on 2 saatejuhti ja naissaatejuht. Saade Kanakott. Saade, mis on sama konkreetne kui tuvide auto eest ära lendamine. Järjekorras siis meie teine saade. Ma ei tea, kuidas nagu teil on või kuidas te sellega suhestute, aga ma tunnen, et esimene saade oli selline, et oled veel natuke närvis ja võib-olla ei tea täpselt, mida teed. Teise saatega ma tunnen, et nagu ülilõõgastunud olen, sest me teeme ikka nagu ülihead asja. Ja ma näen, nagu sa enne mainisid, sul kaenlaalused jumal märjad ja sa ei proovigi seda varjata ja ütleme nii, et kahjuks raadiomajas aknad lahti. See ongi sellest lõõgastusest, kui ma oleks pinges, ma üritaks varjata, aga praegu lihtsalt on nii mõnus olla, et vaadake kõik neid laike. No ja eriti mõnusaks teeb see, et täna on reede ju. Ma arvan, et seda on tunda iga lihase, iga kondiga, iga inimene teab, et täna on reede, et seda ei pea isegi üle rääkima, eriti veel võib-olla raadioeetris, sest et kalendrid on laua peal, telefonid on olemas inimestel, suured inimesed vaatavad ise, teavad, mis päev on, aga kui on selliseid, keda ei huvitagi, mis päev on, siis teile me ei ütlegi, mis päev on, aga teistele, kes ei tea, täna on reede. Reede, ilus päev, mis ajab mind ka kiirelt voodist püsti. Kui muidu magan kaua, siis reedel ärkan ikka vara, et jõuaks asjad tehtud, et saaks õhtut alustada varem. Mis sa teed tavaliselt reede õhtuti? On vaja, kui on väiksed ebakõlad hinges äkki, siis teatud märjukesed aitavad ilusa balansi leida, ei propageeri siin midagi, aga lihtsalt igaühele oma morssi. Doppelherts. Väike siuke siirupiga morss ja siis nagu öeldakse padavai magama. Et saaks laupäeva hommikul jällegi pikalt magada, sest reede hommikul ju sai nii vara üles tõustud. Ja kõik on balansi leidmine. Tänases Kanakotis tuleb tõenäoliselt väga palju igast asju. Ma ütleks isegi, et erinevaid. Ja, Ehkki mõned ka sarnanevad oma vahel natuke. Ma ütleks, et meil tuleb nii palju asju, täitsa erinevaid asju, et iga asja armastaja leiab siit midagi. Just, näiteks kui sulle meeldivad tomatid või nõgest korjata. Jah. Me ei garanteerime, midagi sa siit leiad endale. Ja ma hoiataks ka ette, et millalgi saate keskel toimub ka meie juba kurikuulus plaadiloos. Ja me loosime plaadi välja ning me kuulutame välja ka uue plaadimängu. Ja kindlasti ka kuulama seda plaati. Ja kuulame kindlasti plaati ja kindlasti loosime, tähendab ei loosi, vaid valime selle nädala singli ka. Just, need teemad ja paljuki veel, nagu varem ütlesime, mis oli, erinevad asjad või? Erinevad asjad. Mõned sarnased asjad. Tänases Kanakotis erinevad asjad ja mõned sarnased asjad. Asjaarmastajad, see rubriik on teile. Me räägime nüüd selles saatelõigus asjadest, mida kunagi ära ei viska, mis on sinule riiulis, on kuskil sahtli põhjas, on teise sahtli põhjas või teises riiulis. Või lükanduksega kapis või kummutis. Mul olekski tegelikult õiendada üks asi eelmise saatega. Ja, aga enne nimeta ka üks mööbliese, kus sa hoiad asju. Sahtel. Vot, super. Nii, võid jätkata. Või põrand. Sest et mul on alla 2-aastane laps ja sageli. Tuleb välja, et on. Elu on õpetanud, et on. Kas mööblitarest saab põrandat osta? Oleneb. Mööblimajast või mööblitarest. Ma ei tohi ühte kindlat brändi nimetada Raadio 2. Mööbliparadiis. Mööblikoht. Ei saa. Need. Põrandakohas saab. Kaita, sa eksisid. Aga tagasi sinu teema juurde. Jah, kui mul nüüd veel tuju on, et lihtsalt ma tunnen, et mul on eelmise saatega seoses õiendada üks asi, sest et see küsimus tuli minuni kuidagi hästi ootamatult, et kas on asju, mida ma kunagi ära ei viska ja mul ei tulnud kohe midagi pähe ja ma käisin kohe välja loosungi, et mina vist ei viska kunagi midagi ära, mis tuleb välja, et oli laus vale, sest et ma sooritasin kodus ühe sellise antropoloogilise uuringu
ja leidsin igasugu põnevaid asju, millest siis mõndasid tutvustaks teile. Asjad, mida Katja kunagi ära ei viska. Aga davai. Kas sa tahaksite arvata enne, mis need on? Oi kui põnev. Absoluutselt, muidugi. Ma ei taha nüüd üldistada, mehed teevad sama asja, aga 12 aastat vanad lemmiktrussikud. See on väga õige suund, aga lähme nüüd vägagi spetsiifiliseks. Ma tahan ka arvata. See Välgu Mihkel, mis on pika kujuga, nagu et sa saaksid neid küünlaid mugavalt põlema panna, aga see, mis ta on tühjaks saanud. Ma võin selles kategoorias ka ühe asja tegelikult kohe loetleda, mida mul oma nimekirjas ei olnud. Okei, siis laseme nüüd segamatult sul, enne rikkusime kõik su tempod ja rütmid ära, aga nüüd laseme segamatult. Aga te võite veel vahele segada, et ma ütlen ühe ja siis millal? Kas nüüd segame? Nii oli väga hästi, aitäh. Et Mattias siis väga õigel teel olid. Nimelt ühed venivast sidemematerjalist aluspüksid, mis pandi mulle jalga pärast sünnitust. Sest et neil on sentimentaalne väärtus. Mul ilmselt ei ole kunagi vaja neid jalga panna, aga see on armas lihtsalt. Mentaalne väärtus. Selles mõttes side, nagu see, mis ümber käega seod, mitte ära nüüd liiga endast välja. Ja ongi side ja jäi ka nendega side. See on side sinu ja sünnituse vahel. Kas see on nagu, mida nimetatakse elastik või marliks? Elastiku eestikeelseks sünonüümiks võib ka nagu venivat pidada, nii et ma arvan, et ma väljendasin ennast üsna korrektselt ka esimesel ringil. Mitte päris marli, jah? Ei. Poob. Seda samuti mitte. Siis ma võin siis tulla selle Kristjani vihje või selle arvamise juurde. Mitte küll pikk Välgu Mihkel, aga üks ebavajalikult pikk pudeliavaja, mille tõi meile Kaarel Nõmmik oma Tenerife reisilt ja tegemist on siis puidust peenisekujulise käepidemega, mille otsas on siis pudeliavaja ja sinna siis puidu sisse on veel graveeritud Tenerife. Seda ma ei ole ära visanud. Aga kas sa kasutad seda? Ei kasuta? Ei. Selles mõttes, et tähendab, ei ole põhjust väga. Ma tuletan meelde, et see on rubriik, kus me räägime asjadest, mis seisavad, mida ei kasuta ja ära ei viska, mitte lihtsalt asjadest, mida sa niisema ära ei viska. Sest ma ei lähe koju ja ma ei hakka mingi, mis asjad need on, viskan kohe minema. Õigus, kurat, ma ei kasutan neid. Ma pidin ei, aga selles mõttes on mul ikkagi õigus, et mul ei ole kunagi põhjust avada selle avajaga pudelit kodus. Aga kas ta on siuke vestluse alustaja, kui sul külalised meeldib mu lapsele, ma ei tea, kas mind pärast sinu lapsest saab joodik. Vot, edasi siis. Nii, aga minul on, mõtlesin ka selle peale, et mis on siis need asjad, mida nagu ei taha ära visata, aga ei kasuta ka, mul on vanad lemmikteksad. Ja ma tahaks neid kasutada, aga nad on nii ribadeks, et kui ma neid isegi kasutan, siis neil on taskud on nii katki, et mul on paar korda nagu selline piinlik olukord kuskil liftis olnud, et mul on telefon taskus ja võõrad inimesed on ka seal ja siis tunnen, kuidas telefon läheb läbi selle tasku augu, läheb niimoodi ja siis ma kummardan niimoodi ettevaatlikult ja võtan püksis äärest telefoni välja ja siis samal ajal silmanurgast tunnetan, kuidas inimesed on, mis asja, miks tal käsi püksis? Ma võin näidata, raadiokuule kahjuks ei näe, ka minul on praegu ühed lemmikpüksid jalas, pole küll teksamaterjalist. Seal on mitte üks, vaid ma näen 3 auku. Et ühesõnaga peenraha siin ei hoia, telefon siit veel läbi ei kuku. Isegi ka jämedam raha võib sealt läbi kukkuda. Imeline, sujuv üleminek nüüd minu asjale, mis mitte kunagi ära ei viska. On raha kusagilt reisilt. Jaa, nõus. On ju, käisid korra Sloveenias või Slovakkias või mis need on, paned rulli selle, mul on rullis kuskil tööriista karbis, kõik vana valuuta, ammu juba euro on mis see on, käigus? Käibel. Maas. Euro on juba käibel, see raha on juba ammu käibel maas, aga ikka hoiad igaks üks alles, et mis seal ma panin kirja ka, mis seal Sloveenias on, et nali oleks põhjalik. Šlov on seal. Dolar ei olnud või?
et hoiad seda mingit $1 omal kuskil karbis, mis tegelikult on väärt võib-olla 48 eurot, et äkki lähed kunagi 48 eurot või? Mis asja? Eurosenti. Eos jookseks juba. 50 eurot on ka raha, ma ütlen. Mingi hästi elame. See oleks juba hea. No ja siis praegu on väärtus mingi, ma ei tea, sott 50 või ma ei tea. Ja hoiad ikka veel. Kuskilt suvaliselt käkerdatud. See pole mingi raha. Parandan siis minu äratõusnud iseloom läks nii-öelda autopiloodi pealt, ütles 48 eurot, tahtsin öelda 48 senti. Ja noh, ka suur raha mõne jaoks, nii et paluks vabandust. Ma ei võida. Palu vabandust. Palun vabandust, et väga hea, lähme edasi. Eksisin 2 kohaga. Siis lähme sujuvalt üle, et pinged saaks maandatud. Ükskord avastasime köögipõrandalt ühe siukse 8 sentimeetrise diameetriga tihendi ja me ei tea, kust see pärineb, mistõttu me ei ole julgenud seda ära visata, aga umbes 3 kuu vältel ei ole veel selgunud, kust kohast see tuli. Aga kuskilt ei ole lekkima hakanud, järelikult võib ära visata. Ühestki uuest kohast ei ole hakanud lekkima. Aga proovi siis mõnda vanasse kohta seda toppida. Siit ka soovitus, et hoiame kõik tihendid äkki ikkagi igaks juks alles. Ja meie oleme need inimesed, kes seda teevad. Ja teie olete need inimesed, kes seda kuulavad. Ja ka mina teen. Eks iga kuulaja ole iga saade ole ikka oma kuulaja nägu. Ole oma kuulaja kanakott. Ja kanakotist on meil veel teemasid. Jah. Ma ütleks võib-olla veel, et mis saade see kanakott see on? Mis see kanakott ongi siis nüüd? See on saade, mis käsitleb ajakohaseid teemasid. Mida teised ei käsitle? Väga vähe. Ja kui teile äkki meeldib see, mis kanakotist kostub, kirjutage palju nii-öelda neid soovi. Kui palju teile meeldib? Ja kirjutage, kui palju meeldib ja siis tehke suur petitsioon change.orgis, et kanakott ei jätta aastaringseks saateks. Kirjutage kindlasti ka palju soovilugusid sahtlisse. Me kindlasti tahame neid kuulata, aga ei jaksa. Jah. Meil oli siin üks väga põnev teema enne üleval ja kui on ikkagi hea teema, siis on palju ideid. Oleks patt ju edasi liikuda. Just. Ühesõnaga teemaks oli siis asjad, mida me ära ei viska. Aga ei kasuta ka. Just! Meil kodu lähedal üks pood pandi kinni aasta lõpus ja siis ma selle sulgemiseelse allahindluse palavikus ostsin erinevaid põnevaid asju. Ma näiteks mõtlesin, et ma ei ole kunagi koju ostnud kappareid ja et võiks ju olla, et teinekord teed mingi pasta, paneks kappareid peale. Aga kuidas sa ütlesid? Ma tean ja mõtlesin natuke lühikese... Kappareid. See tuli kogemata. Kappareid. Eks ta tulegi nagu väiksed patareid. Nüüd naerame pool tundi selle vea üle. Nii, palun jätka. Saate kuulaja. Ja ostsin siis siukse väikse purgi. Mõtlesin tore võtta, teinekord teed mingit natuke teistsugust toitu. Aga olgugi, et ma seda purki kordagi lahti ei ole teinud, mingi hetk ma vaatasin, et sealt purgi kaane vahelt on imitsenud seda mingisugust rohekat vedelikku välja. Ja ma tean, et ma ilmselt sellega seoses kunagi ei taha neid kappareid süüa. Kas see on siis kapparei hape või? Kappareivili lähed selle. Ei. Aga äkki... Aga hoiad alles ikka, jah? Jep, seal kappist. Ma soovitan kindlasti sul neid kappareid kappist proovida. Kindlasti proovi, sest kapparid on minu enda teadmiste põhjal lähevad ajaga ainult halvema, või see paremaks, ausalt, et proovi ja ära, jah, aga pane kohe toidu sisse segamini sinna ja pane see roheline kaaste, mis sealt välja imitseb, see on see kõige parem. See vala ilusti niimoodi saia sisse ja sööda tuvid. Ei, seda ei tohi. Sööda endale sisse. See on siis soovitus ainult Kadri-Maria Vitile. Mitte hõlmata teisi, aga ma kuulsin nüüd uut viga siin teisel saatejuhil. Kas sa ütlesid kaaste või? Kaaste. Kuidas sa ütled siis hakliha
Kaaste. ei ütle tegelikult, see oli viga, ma ei tea, sa kuuled valesti. No, ma ütlesin kaste. Kas te kuulate mind aga kui sa pöördud inimese poole, kes justkui tahaks siia tooli näiteks istuda ja küsid ta käest. Kaast, kui ma kahtlen, siis ma küsin, kas te tahate istuda? Mina küsin, soust te tahate... Yes! Nali! Istuda. Istuda. Soust te tahate istuda. See saade ei käi tagurpidi, te kuulete seda otse eetris õiget pidi, aga me oleme ise valet pidi. Kuulates saadet Kanakott, kui sa juhuslikult ei teadnud, mis saade praegu käib ja lülitasid täpselt nüüd Raadio 2 peale. See on saade, mis on sama konkreetne kui kirehoos kalkuni silmavaade. Väga põnev teemaarendus oli meil jällegi, mis annab meile võimaluse sujuvalt minna üle järgmisele. Et sõnade hääldamine ning sekeldused seoses sellega. Mina olen läbi aegade öelnud sõna tunnel nagu ülipika enniga. Tunnel. Ma saan aru, et ma hukka mõistu teie pilkudest praegu ei taju. No sa ütled valesti seda obviously, aga mul on suht savi, see ei ole nii oluline sõna, tunnel. Ärme siis üldse seda osa tee. Mis häid teemasid sul on, Kristjan? Räägime edasi. Ja Kristjan, tähelepanek, obviously ära ütle, muidu Märt Avandi läheb pahaseks, et sa rüvetad eesti keelt. Mulle Märt Avandi meeldib. Palun ära teda kurjaks. Ilmselgelt. Okei, hästi, mulle ka meeldib. Siis ma ei ütle. Obviously sa ei ütle. Oi! Aga tagasi tunnelisse siis. Jah, et mina jällegi Märt Avandi mõttes ma ütleks sõna tunnel ka õigesti. See ongi see, mis minu kõrvu alati kuidagi riivab. Tunnel ja tunnel või? Aga kus juures ma olen hakanud, mina ütlen tunnel. Tunnel, jah, aga see on vale ju. Aga kui sa põgened elu eest ja sa tahad öelda, siis lähme sinna tunneli ja siis juba... Võib-olla siis ka see lisaks sellele sotsiaalsele survele on põhjus, miks ma olen hakanud ennast korrigeerima, et ma lihtsalt igaks juhuks ütlen tunnel. Ja väldid tunneleid. Lähme silla pealt. Aga no hea küll, ma olin sellega leppinud. Ja siis hiljuti kodus ütlesin, et mul ei ole plaanis seda teha. Ja siis mu elukaaslane oli, oot, mis sa ütlesid? Plaanis. Siis ma sain teada, et tuleb öelda plaanis. Absoluutselt. Mul ei olnud plaanis. Plaanis, oota. Plaanis, jah. Plaanis, see on nagu Läti mingi... Mees. Rulataja. Plaanis juhtautas. Oota, aga Mattias, kas sa lihtsalt üritad diplomaatiliseks jääda või siis sa oled Kristjaniga? Plaanis, oota, ma ütlen, ei, see polnud mul plaanis. Mina ütlen niimoodi, ma ei tea, kuidas see kõlas nüüd. See polnud mul plaanis. No see kahe vahepeal. Ma olengi siuke, ma ulbingi seal kuskil, et kõigiga sõber olla. Minul on, mina ütlen aegade algusest valesti läheb sassi, meil kogu aeg on kaardid ja ma ütlen vahepeal, nagu mängukaartid ja kui ma seda kirjutama hakkan, siis ma hakkan, läheb nagu kõik sassi ja siis ma ei oska seda õigesti kirjutada ja ma tahan mängukaartid kirjutada. Kahjuks sa tahtsid oma lõpukirjandis pokkerist kirjutada ja sellepärast jäi ka tunnistus. Ei no, need võivad olla ka muud kaartid ju. Taro või teso või mis need on. Aga kui sa ütled, oota, ma vaatan seda maakaarti. Kuidas sa seda ütled? No õigesti. Ei, ütle siis. Ma vaatan seda maakaarti. Aga kui sa lähed raamatukokku, küsid, kus teil maakaardid on? Siis ma jään ilmselt seal, kus teil need maakaardid on? Noh, need, kus on maapilt, no joonistatud. Aru, millest sa räägid, mitte midagi saru. Vabandad, et nende aega raiskasid ja lähed ära peanurus. Ei, ma saan kindlasti pahandada, et ma vaikselt ei ole, et ma seal kaardid karjun kõvasti. Inimesed ei saa lugeda rahulikult. Aga see jada siis veel omakorda tippnes sellega, et vaatasin ühte saadet, kus üks kuulus Eesti saatejuht ütles korduvalt saate jooksul dollar. Dollar? Jah. Dollar? Dollar ikkagi. Dollar? Nii, Kristjan. Ei, ma just täna vaatasin ÜS-i, seal tuli mingisugune, ma ei hakka seda uurima praegu, muidu raiskama aega.
aga kas ei ole mingi eestikeelne veider siuke laen hübriidsõna dollar, ei ole dollar T-tähega, et mis on siuke... Ega ta rääkis ikkagi nagu Ameerika dollarist. It's dollar. Dollar. Tollal näiteks, kuidas tollal siis öeldakse? See on õige. Tollal ei ütle ju. Tollal ma Amerikas olin siis dollar. Aga Oden, kuidas sa siis ütled kerakujulise maakaardi kohta? Gloobus. Okei. Kuidas sina ütled? Gloobus. Aga tegelikult? Gloobus. Mul läheb kuhugi sinna. Gloobus või? Ei, aga see on sama ju. Aga see on, ma muidu räägin väga monotoonselt ja siis kui tuleb, aga vaatame Gloobus. Tere, mina olen Mattias Naan ja vaatate Gloobust. Nagu komistad. Aga sul muude sõnadega hoopis ei tule. Pole lootustki hoopistki gloobust näha. Kui ma kunagi isaks saan, siis ma kindlasti loobin temaga palli. Mina olen Mattias Naan ja te vaatate Gloobust. Jätkame saatega Kanakott ja jätkame teemat, mis oli enne üleval. Mina olen Kadri-Maria Mitt ja mina siis kuulan, kui teema jätkub ja proovin vahepeal sekkuda. Jah, mina olen Oden ja ma nüüd alustan oma sõnade üle siin juurdlemist. Selline sõna nagu dilemma. Dilemma on siis teadupärast, et kui sa oled millegi kahe vahel, on ju. Jah, on ju, ei suuda otsustada. Nõustuge minuga? Jah. Aga kas siis trilemma on see, kui sa ei suuda kolme asja vahel valida? Ja kas siis, kui valikut nagu üldse ei ole, siis on lemma. Lemma. Ja kui on üks valik, siis on Uno lemma. Kui sa oled teinud oma elus vale valiku, siis on vasalemma. Seal, kus see rummu... Vabandame nüüd. Jah. Aga Uno lemma on nagu mingi estraadilaulja. On jah. Teie ees on Uno lemma. Kutse tantsule. Oma albumiga Dilemma, millelt esitleme esimese loo. Oma duubelalbumiga. Ja esimene lugu Trilemma. Aga jällegi läheb otsapidi teemasse, mille peale ma just eile mõtlesin, mis mul pähe torkas, et ma mõtlesin, et inimesed, kes ei ole depressioonis, ehk siis nagu, neid ei vaeva depressioon, kas nad on siis pressioonis, pressiivsed inimesed? No samamoodi võib küsida, et kas siis remont on siis, kui sa oled juba ühe mondi teinud. No jaa, mis sa siis mõtlesid, et see on? Suruks nurka vist teeks. Siis on kõik inimesed teinud elus kunagi ikkagi monti, sest mina kuulen ainult, et kõik teevad remonti, mitte monti. Äkki siis maja ehitamine on mont, see esialgne püstitamine. Lammutamine on demont. Vaat see õssi sirvimine on sulle kasuks tulnud, Mattias. Vaat täpselt. Mul on siuke, eesti keeles on siuke lahe sõna nagu hingeõhk. Et õhk, mis just kui tuleb hingest, kui otse tõlkida, siis mis on siis soul breath või? Air. Soul air. Spirit air. Et oota, aga seal ei ole ju mitte mingit muud. Hing on ju, sa ei saa, et sa hingad ka ju. Aga siis peaks olema hingamise õhk ju. Hing on kinni. Hing on täpselt, hing on... Teadmis. Mul on hingamisega seoses üks tähelepanek, et kui kehvasti on inimese keha ikkagi üles ehitatud, mida inimene hingab, eks ole, õhku on ju. Ja kui on nagu ilgelt kõva vastutuul niimoodi, et ta puhub sul hinge kinni, jah? Nii et sa ei saa hingata. Aga mis asi tuul on? Tuul on hästi palju õhku korraga. Nagu, et sul on lihtsalt, ei, mul täpselt õiget kogust on vaja, et nagu liiga palju, ei, siis ma ei saa. Et kui liiga vähe, siis on ka nagu raske. On inimesed. Jah, aga nagu öeldakse, hommik on õhtust targem. Ja praegu on õhtu. Kas siis järgmine õhtu peaks tollest hommikust nagu veel targem olema? Ju tegelikult
loogiliselt võttes. Vaata, kuidas oli hommikune õhtust targem? Hommik, jah, et umbes, et täna õhtu ei ole tark. Homme on targem, on ju. Aga pärast homme hommikut tuleb järgmine õhtu. Kas too õhtu on siis sellest homsest hommikust targem? Ja, see on kasvab eksponentsiaalselt. Sest et seal järjest kõik on targem, ehk siis tegelikult tuleb kohe igast lollused ära teha, mis pähe tuleb. Pluss sa ei saa ju välja magada ennast, sest sa pead harima ennast terve öö, et sa oleks targem. Jah, et vaatame, kes siis las see tark mina tulevikus hommikul, siis ta tegeleb sellega. Kuna tark ise. Ööga seoses veel üks väljend ühte heitma. Ehk siis käib siis heidan ühte oma naisukesega näiteks, võib vist öelda. Ma ei tea see sõnavalik. Ühte heitma, et muisu, kas täna heidame ühte ja siis üldiselt tuleb heita vastus. Igades. Aga ikkagi, aga miks mitte kahte heitma? Et miks just, või keda sa heidad? Ma tegin juba siukse intro, et ma jäin kinni sellest päris tähendusse, et nüüd ei saa sealt. Mina ütleks, et... Oota, aga mind väga huvitas, kuhu sa läheb. Mis see kahte heitma siis oleks? Ei, lihtsalt see ühte heitma. Heitmine, kettaheide on ju. Ja, aga sina ja naisuke, te saate üheks. Aga mina ütleks, et ära heidu, ära ole heiter. Ei, see heitur. Ära heitu, ei heipa, hei. No, aga on meil veel mõnda väljendit. Mul on siukest neid vana sõnasid, Eesti vana sõnu, mis mõnikord on nad sellise nagu ikkagi ütleme enamasti, nad tahavad mingit vimkaga sellist tarkust edasi anda. Aga mõnikord on nad sellised nagu täitsa imelikud. Nagu mitte, ma ütlen ühe. Seda, mida inimene õpib, seda ta ka teab. Ahah, ei tõepoolest on nii. Ma näen, et seal ei ole mingit sükest väikest mingine nüanssi juures. Nagu. Aga võib-olla olid ajad või on ka siiani ehk mõned inimesed, kes ei ole seda seost loonud ja seda tuleb meelde tuletada neile. Ja. Ma olen muidugi praegu see jobu, kes ütleb, et see ei ole naljakas, sest et see on nii loogika. Armastus ei ole kartul, et sa ta ära sööd. Vaat, kuulen esimest ka, see on Tartumaal äkki väike ei, see on Kartulmaal. Vabandust. Ma olen Kartulmaali kunstnik. Aga kas ma võin söömise? Sa tahtsid jätkata? Ei, mina ei taha. Mina tahaks. Nii. Et söömisega seoses natuke teine asi, mitte küll vanasõna, aga sageli kõlav repliik, et kui näiteks keegi on taimetoitlane ja ta väljendab seda, siis sageli mitte taimetoitlase poolt on esimene reaktsioon, et oota, sa pead siis nagu kõik läbi mõtlema, mida sa sööd. Et täiesti segadus sa ajab, et kuidas võimalik on sa mõtled ette, et mida sa sööd. Sa pead valima poes. Mis asja? See on see sükene repliik, mis natuke minus segadust tekitab alati. Jah. Siinkohal tervitame kõiki inimesi, kes on taimetoitlastelt seda küsinud. Tere! Tere! Kanakott Raadio 2 eetris on see saade, mida te kuulate. See on saade, kus on 2 saatejuhti ja 1 naissaatejuht ning saade, mis on sama konkreetne kui suvilas T-särk, mis sul on seal mõeldud aiatööde tegemiseks selle kaelus. Kanakotis siis läbivalt teemad, mis ei ole praegusel ajal väga olulised, aga räägime neist ikkagi. Jah, oleme jõudnud oma saatega sinnamaale, kus eelmises saates välja kuulutatud suur plaadimäng jõuab nii-öelda lõppmänguni aga kuulutame välja siis selle võitja. Ülesanne oli väga lihtne leida Raadio 2 Instagrami konto alt meie pilt, kus me oleme kolmekesti koos kõikidega, kes me oleme kolmekesti seda saadet siin teeme. Ja oli tarvis sinna alla lihtsalt kommenteerida kanakott. Just. Ja laekus meil palju, Mattias, kommentaare. Kohe vaatame üle. 1, 2, 3, 4. Samas 4 kirjutas kotis kana. Kas see loeb või?
ja esimene ei kirjutanud üldse kanakott. Ma arvan, et oleme ikkagi, mis eesti keeles on? Vastu tulevad. Hõlmavad, kõike hõlmavad, avatud. Palju siis on need? 4 ja? Kaasavad, just. Nii, teeme niimoodi, loosiratas, mina ütlen numbreid 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ja sina, kes ütleb või keegi ütleb? Mina ütlen 2 siis. Sina ütle stopp ja siis vaatame. Ma ütlen mingid 2 ja siis see, et kui ma 2 ütlesin, see number, mis sa sel samal hetkel ütlesid. Okei, tavai, mõnusad keelega. Nii, läheb. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3. Number 3. Kes on number 3 kommenteerija? Number 3 kommenteerbija on Reino Reinik. Vaatame, palju õnne, Reino Reinik. Teda on kindlasti hästi lihtne meie produtsentidel kätte saada. Reino Reinik Instagramis. Võta äkki siis kuidagi ühendust, me täpsustame veel äkki üle ja võta seal pildi all ühendust. Hei, Raadio 2, mina võitsin. Aga kas kuulame ka seda plaati korraks? Kuulame seda plaati. See on... Ma isegi ei tea, mis lugu see on. Siin ei ole midagi peale kirjutatud, aga kuulame korraks. Ja. Mina tahaks küll võita seda plaati. On täitsa hästi kõlab ju. Sampli põhine. Võib-olla midagi suke 2000-ndate algusest. Ja Berliini suke minimal tehno. Ja kui tavaliselt on plaadi peale pandud siis plaadi autori allkirjad, siis me teeme nii, et me rüvetame selle plaadi võitja jaoks ära, paneme sinna peale enda väiksed initsiaalid või allkirjad või autogrammid. Aga kui võitja seda tingimata ei soovi, anna märku seal Raadio 2 meie saate pildi all, et sa ei soovi neid initsiaale. Kuigi see on päris täitsa nagu korrektne kahelplaat, kuigi tegelikult natukene väike on imeliku kujuga. Ja tegelikult on ka šans, et meie eelmise nädala single Brad Pitt võib sellele järele tulla, järgi tulla. Järele. Et siis sa oled sellest ilma. Oota, on järele või? Ma mõtlesin, et enesekindlus töötab. Mina ütleks järele. Võib järele tulla sellele. Jah, järgi minnakse. Jah, järele tulemisega, vaata, kui sa ostad lasteriideid Marketplace'ist, siis kui ostast mõnda sektsioon kappi, siis seal on kirjas järele tulemisega. Järele tulemisega. Nii, aga hõikame välja ka või kuulutame välja ka järgmise plaadimängu ja selleks, et võita plaati, milleks on meil vineerplaat, pead sa jällegi Instagramis minema Raadio 2 kontole ja sinna me postitame tõenäoliselt mingi pildi selle sama kahelplaadiga, mille just välja loosisime ja sinna alla tuleb kommenteerida kanakott, jah. Ma arvan, see on täitsa okei. Lihtne süke. Võib ka gloobus kirjutada, läheb arvesse. Gloobus, nii et 3 O-ga keskmine on suur. Kõrgem. Saaks natuke kõrgemale nihutada selle 3. O. Siis on kindel võidu võimalus. Nii et... Olgu siis veel öeldud, et loosimisse ei lähe see plaat, mis seal pildil on, vaid osalete siis juba järgmise ehk siis vineerplaadi loosimises. Just, ja igaks juhuks veel kuulutame välja ka nädala singli, kelleks on Rihanna ja palju õnne, Rihanna. Rihanna, palju õnne to America. Et kui sa Rihanna kuulad, meid kindlasti kuulad, siis come pick up your Wiener plaat. Wiener plaat. Yes. Ja palju õnne ka siis Reino Reinikile. Minu poolt ka siirad õnne soovid. Kanakott on saade, mida kuulate. Eetris on Kristjan Oden, Mattias Naan ja Kadri-Maria Mitt. Ja jõudsime sinnamaale, et algab rubriik Mattias mudib küünat. See rubriik tuleb sellest, kui Mattias oli veel noor,
17 äkki midagi niimoodi, 16 äkki niimoodi. Ja põlveni tumesinise mantliga. Pilveni Ja. pikkus. Ja kui Mattias kirjutas luuletusi, käis aga seal Von Krahli kohvikus, ostis omale tee, sest rohkem raha ei olnud, mudis seda küünalt seal ja muudkui kirjutas luuletusi. Et võtamegi mõned luuletused läbi sellest, mis selle kaustiku vale nimi oli? Klade, võtame Klade ette ja hakkame lugema. Õige nimi pigem. Ma annan siis sellel ajal jah, luuletuste ajal oli ka siis hakkas see periood, kus hakati bändi tegema ja tegime küll ingliskeelset muusikat, kus ma ei saanud oma loomingut siis kasutada, nii et pidi kirjutama ka sahtlisse ikkagi otse südamest asju. Püksis velvet, seljas velvet. Püksis velvet, seljas velvet. No nii, kuulame, mis see siis Püksis velvet on luuletus? Olid ajad, kui 48 eurot oli ka raha veel. Siit siis tuleb Mattiase luuletus. Tundub, et jälle sajab ja kõik on kaelani sees. Ning kui kõik on kaelani vees, vabandust, ma loen esimest korda. Tundub, et jälle sajab ja kõik on kaelani vees ning kui kõik on kaelani vees, siis arvatavasti on asju sadand. Teine salm on maha tõmmatud, kas see tuleb ka lugeda või? Ja loe see, vaata mis seal on. See on must materjal. Filtreerimata, võrreldes eelmisega. Proovin seekord vääriliselt seda ette kanda. Tuleb välja, nagu alati, et kõik kuivab, kui sedagi ühesõnaline rida, sest kurat teab, võib olla kust. Seal on vist üks on, ma eeldan, et ma ei suutnud kolmandat rida välja mõelda. Ma arvan ka, et sa jätsid puhvrisse, et küll ma mõtlen selle. See riim tuleb. Ja, et või siis, ja siis hiljem mõtlesin, et no see ongi selline eksperimenteeriv formaat. See pidi olema sõna, mis riimub sõnaga kust. Must oleks, praegusel ajal kindlasti, vabandust, ei, sust. Sest sust. Sest üle saanud pole sust. Kas me sobiks sinna või? Ma ei tea. Loe niimoodi ka, et ta korraks uuesti. Sest üle poole saanud sust, kurat teab. Võib-olla kust. Tegib ka küsimus, kas see kust on nagu seest ütleb. No teades naani, siis ei tekita küsimusi. Aga jällegi väga ilus. On ju, seal on tunda, et on ikkagi sellist... Et 48 eurot on suur raha. Suur raha, paps köhi 2 eurot veel, siis on 5 kümpsi koos. Aga on tunda, et ikka pinnapealset agooniat on ja segadust ümbritseva maailma osas ja kõik on pandud. No põhimõtteliselt ma ei taha hüpata vigadeta paberile sellisesse... Ma siis ütleks, et siin on üks rida, kus on niimoodi, et siis on maha tõmmatud, arvatavasti siis on noolekesega siia vahele pandud asju sadand. Siin on niisugust... Aga mina tunnetan, et seal on ikkagi selline Tiineka nagu ängi vajadus. On vaja, et oleks raske aga ei ole. Kuigi tegelikult papsilt on nagu raha saadud. 48 eurot. Tead, nüüd tuleb meelde, et ma ise olingi pahane enda sõprade peale, kes nii-öelda siis kes mässasid täpselt sama asja pärast. Muidu oli nagu Nõmmel kodu ja kõik jumala hästi ja värk ja siis oli vaja mässata, sest muidu oli igav ja siis ma vaatasin, et sa ei tea, mis asi raske elu on. Praegult tagasi vaadates täpselt sama vend oli. Mees sa ei tea, kui raske seda 4. rida on siin praegu välja mõelda. Ma räägin sulle oma raskest luuletaja elust. Selle jalakesega klaasis tee jahtunud juba. Äkki ma siis loen ka või? Vaata, kui mina, äkki sa valid ise niimoodi suvaliselt mingisuguse koha pealt enda luuletuse. Sul ei ole luuletustel pealkirju vist? See on jah, kõige raskem osa tavaliselt. No 3. lause on ka päris raske, sinu oleks tundub. Ma annan sulle lühikese. Okei. Nii. Sealt alt. Lühikese.
kartogrammiks võib pidada statistiliste andmete graafilist kujutist kui ka graafilist kujutist statistiliste andmetega ning statistiliste andmetega kujutist, mis on esitatud graafiliselt. Kuid kellele see info vajalik on? Kuule, aga see on hea, päriselt ma võib-olla reedan siin ennast, aga imeline. Minu meelest oli hea luuletus. Aga mina ka luulest tean. Lõpus siuke vaba verss, jah. Küsimärgiga. See näitas, et kui mõttetu ikkagi ümbritsev maailm on. Sa ei tea, kui raske võib olla. Eriti graafikud. Et take that society. Ja see PowerPoint. PowerPoint läbi ja küünalt mudima. Oi, oleme Mattias Naani sisekaemuste varjust suutnud ennast nüüd välja lõpuks loksutada ja ütleme, proovime kuidagi natukene siis. Mina veel ei ole suutnud, aga proovime tudiseda sedasi. Proovime kuidagi edasi tudiseda aga ega me Naanist jällegi kaugele ei saa, et kui olid sisekaemused eelmises saatelõigus meil käsitlusel, siis nüüd on nonsense ja nonsense see on ikkagi lauslollus eelmise puhta kulla kõrval, eks ole, eriti. Ja nonsense, jah, seletame igaks juhuks igas saates siis üle, ongi halb nali, mõõtetu. Loll nali. Punkt. Kui kellelgi on nonsense, siis pange meile aga teele. Ega meil siin terve suvi neid ise pange kirja ja pange sahtlisse see kiri, et või siis öelge välja. Mina kindlasti soovitan isiklikult, ma ei tea, kuidas teised minu saate kaaslased nõus, ma olen nõus. Et loll nali ei tohi jääda sisse. Lolli nalja peab välja ütlema. Kohe ja võimalikult paljudele. Jah, isegi kui see naljakas ei ole, loll on kindlasti. Just. Nii, kas kellelgi on nonsensi? Ei olegi. Sul mingit nonsensi. Mul hakkab otsa sama või? Ma võin ühe hästi lihtsa öelda. Mis on kriminaalasja sünonüüm? Sõna kriminaalasi. Kuriteo koosseis, ei. Mega naljakas. Nagu ka minu vastus tegelikult. Nii, ütle uuesti see. Mis on kriminaalasja sünonüüm? Kriminaalese. Õige. Punkt Odenile siis kohe. Okay. Ma hakkasin vastandit tooma, sest et mul läheb sünonüüm alati sassi, mis see tähendab. Et siis heateo... No nagu sama tähenduslik. Mitte miski heateo asjatus. Heateo asjatus, kriminaalasja. Antonüüm. Jälle uus Mattias on segadus. Ju siis. Okei, no aga... No, läheb siis edasi. Mul on see... mõtlen, kuidas ma sõnatan. No mõtlen välja selle praegu. Just seda on manuaalkastiga autod. Nad on... mõtlen, just selles ohus, ma annan teile väikse vihje, just selles ohus on manuaalkastiga autod. Oota, seal on väljasuremis-ohus. Väljasuretamisohus. Tuletan siis kuulajatele meelde, et minul ei ole autojuhi lube. Nii, mul on küsimus teile. Rubriigis nonsense. Kuidas kutsutakse katkist katkist? Kõik tee on katki. Kuidas kutsutakse katkist mootorratast käivitada proovivat isikut, kes ilma kindlate põhimõteteta ühendab vasturääkivaid kokkusobimatuid vaateid, teooriaid ja stiile? See on midagi statistiliste graafikutega, seda mul on tunne, sest lause algus oli mul ununenud. Ma kordan igaks juhuks. Kuidas kutsutakse katkist mootorratast käivitada proovivat isikut, kes ilma kindlate põhimõteteta ühendab vasturääkivaid kokkusobimatuid vaateid, teooriaid ja stiile? See kõlab nagu, et sellel on väga hea vastus, aga mina seda vist praegu välja ei mõtle. Sellel on kindlasti mingi üks vastus nagu mingine JavaScript või midagi siukest. Nii, see... Mina küll ei arva ära seda. Kutsutakse eklek-lek-lek-lek-lek-lek-tik.
olin päris uhke. Ma olin päris uhke selle üle. Aga teate, mis on Mattias Naani Mattias Naani vähetuntud venna nimi? Ei, oota. Vähetuntud. Vend on tuntud. Vähetuntud vend ja ta on natukene võib-olla ka ütleme... Kas see on see, kes on kuritegelikul? Ahaa, sina juba tead, jaa. Tuli, jah. Minul oli kunagi nali PA Naan. Aga ta on tuntum kindlasti kui Mattias. Jah. See kuritegelik vend on Marko Naan. Nonsense on siis turtsatuste segment. See on väike lõik, kus saab välja öelda kõik lollid naljad, mida muidu kuskil päriselt tõsiselt ei taha öelda, sest need on nii lollid ja enamasti ei ole isegi naljad. Ma võin ühe siukse pehme veel lisada sellesse valikusse pärast Marko Naani. Et oota, ma nüüd ka mõtlen ka, kuidas ma seda öelda tahan. Kui need koerad on väljas, on sageli pime. On sageli pime. Need koerad on väljas, sageli pime. Oi. Päevakoerad või? Väga hea vastus, aga ei saa kahjuks õigeks lugeda. No siis on öökoerad. Samuti mitte. Hilisõhtukoerad. Ei ole üldse koerad sõnas. No jah, see oleks veits imelik. Saksa lambakoerad. Õige, Mattias. Sööks sulle nädalaplaat. No ei tea, ütle. Kõik väga head pakkumised, aga korgid. Korgid on väljas. Korgid on väljas. Mina mõtlesin, korgid on maas, mõtlesin neile tulelikorkide peale kohe. See on siis kanakoti nonsensi rubriigis teine korginali. Ma mõtlesingi, et see on äkki liiga lihtne, kuna just oli korgi, aga ei. Korgid on salakavalad. Nii, kui mina võtaksin praegu ühe niidirulli, tõmbaksin sealt veits välja seda õrnpeenikest lõnga, hoiaks seda sirgeks tõmmatult joont sinu ees niimoodi horisondil, siis mis see oleks? Seniidis. Seniit, jah. Seniit, okei. Ma mõtlesin, et midagi naaniga pingutasin. Oi. Kas meil on veel? Mul on üks siuke, kui inglise keeles on pangaautomaat, kust saab raha välja võtta, kui inglise keeles kutsutakse pangaautomaati, kust saab raha välja võtta ATM-iks, siis kuidas kutsutakse Eestis sellist kohta, kus saab täpselt vastupidist raha liikumist teostada? Kui sa paned raha sisse hoopis või? Välja ei saa võtta? Okay. Kas see peab inglise keeles olema? Ei. Kasiino. See on MTA ehk siis Maksu- ja Tolliamet, mis üllataval kombel on ka täpselt tagurpidi ATM. Wow, ta tegi seda jälle. Vanad asjad. Sügavalt kaevamine. Nagu meil eelneva ühe saate jooksul juba heaks tavaks saanud, on meil siis ka väike ajaloo rubriik, kus me siis tutvume omapäraste kommetega inimajaloost ja näiteks kummalised asjad, mida inimesed läbi ajaloo on teinud. Ja seekord siseneme vaimulikku sfääri, sest et ka mungad on inimesed. Ja... Vabandame juba ette. Nimelt, kuna keskajal siis mungad olid selles nii-öelda ülekantud tähenduses trükkali rollis, et nemad siis paljundasid läbi oma kirjutamise kirjasõna ja raamatuid, siis oli hea kellegi kaela lükata seda, kui viga tekkis sisse. Ja see tegelane oli, vaatame korraks üle, Titi Villus. Titi Villus? Oi, pagan oma Titi Villus.
oligi jah selline müütiline tegelane, kes siis oli siis vanakuradi enda siukene käsilane. See oli müütiline või? Keegi, kes tõi vea sisse, et mitte no, see oli tema kaela sai selle lükata. Nagu Vingerbussi mängis keegi abstraktne tegelane. Ma sain aru, et umbes keegi see Hendrik kirjutas ja siis kirjutas vale aastanumbri ja siis ülemus tuli ju, Titi Villus, mis asja sa siin korraldad? Pärast munkade tobiruumis on ka, no see Marko on täielik Titi Villus. See oli nagu see minu lepase reega lihtsalt hüüatus. On ikka tohlem Titi Villus. Noh, midagi sarnast, aga seda pigem see Läti Hendrik ise ütles, et oi näed, Titi Villus käis tülitamas, kui kirjutasin. Ja see oli jah selline tegelane, kes siis ka näiteks oli uskumus, et kiriku nende jutluste ajal ta käis seal saalis siis ringi ja siis korjas üles kõik inimeste kas pobisetud või valesti hääldatud või vahele jätud sõnad ja siis need pärast siis põrguväravas kanti selle inimese kahjuks ette. Pealekittuja ka veel või? jah. Tegelane ikkagi. Kas see on temast mõnda joonistust või midagi? Ma arvan, et leiab küll. Pane Google'isse Titi Villus ja kindlasti viskab mõned ette. Võta private tab igaks juhuks. Jah, ta on sellise, no tal on sarvi ei ole. No see pilt, mis selle artikli juures on, siin tal sarved juhtumisi on ja ka tiivad. Näita seda pilti. No, nii, palun. See ei ole küll võib-olla ainuke foto temast. Ta on ikkagi jah, ta on siuke väike kuradik, aga tiibadega ja ta on seal pildil on kujutatud munga niimoodi kõrval salaja hiilib munk, kes kirjutab just seal raamatuid ja ta on täpselt niimoodi sõrmega nagu hakkab lükkama seda sulepead, et tuleks viga sisse. Sosistab õlal kogu ära praegu nüüd teeb hästi ABCD, ära nüüd praegu vähele tähtub ABCD. Kas sa rehvid vahetasid ära? Vaata, ajab mõtte segamini ja siis see ütleb, huvitav, kas ma rehvid vahetasin ära? Langeb põlvile. Titi Villus. Ja teinekord, kui töömeili on mingisugune kirjaviga sisse sattunud, siis tead, keda süüdistada järgmine kord. Mõtlesingi, et saaks ju igas asjas tänapäevasel üle tuua. Teed mingi vea, jääd liiga pikaks öösel äkki välja, jõuad kell 6 hommikul koju, oled võib-olla vigu teinud, pead vabandama kõikide ees. Ütled, ajad samamoodi Titi Villuse kaela. Aga arvesta, et sa pead siis pärast põrguväravates seda lõivu maksma. Ja kui keegi tahab su peale kittuda ka või kitubki su peale midagi, siis ka ära ole siuke Titi Villus. Sa oled Kitu Villus. Titi Villem. Ei, Villu. Mul on meelest ära juba. Villus, jah, Titi Villus. Villus, neim. Tekib ka muidugi meie saatelikult küsimus, kas on Titi Villus või Titi Villus. Või Villuus. Titi Villuus. Titi Villus. Tervitaks siis siinkohal kõiki inglise keelt kõnelevaid inimesi. Jah, ja peale kaibajad ka. Peale kaibajad. Kanakott on see saade, mida te endiselt või siis nüüd esmakordselt kuulate. Mina olen Kadri-Maria Mitt ja koos Mattias Naani ja Kristjan Odeniga seda saadet siin teen. Ja järgmiseks me tahaks võib-olla tutvustada mõningaid ideid, millega seoses või mille tõttu me endiselt rikkad ei ole. Ütleme, rikaste topist meid ei leia just nende kehvade äriideede tõttu. Ahaa, juba on mul põnev. Kui vaid kuulaja näeks, mis ma teen oma käe ja lõuaga. Ilmselgelt lähed vastu mikrofoni. See oli Mattias Vunts, kes segas vahele koputades mikrile. Ja. Kas siis hetkel ehk siis halvad äriideed või? Kui sa ütled, et nad halvad on, nagu siis... puust punaseks teha. Pakun saate selle rubriigi nimeks Rikaste topis. Jah, ta või. Miinusega. Ma olen Rikaste topis -3. Aga alustame ideede presenteerimisega, palun siis. Pitchime. No, mul on kõige lühike idee. Nii, ma panen rahakoti valmis. Y kujulisega. Y kujuga. Küpsised. Nagu läheb 2. Okay. Nagu see täht Y. Nagu ussi keel. Ja toote nimi on
Küpsilon. Küpsilon siis nagu või? Või siis võib-olla sellepärast ei olegi raha hakanud sisse tooma, et ma ei suutnud ühendada neid kahte. Aga see võib-olla väiksematele see tundub nagu ilma käteta ja peata piparkoogimees ju. See on natuke kehvem toote nimi. Uus küpsis turul, ilma käteta ja peata piparkoogimehed. Küpsised. Mingi segment on kohe, ma olen oodanud seda. Ma näen seal tegelikult potentsiaali sellel Y-kujul, et kui sa oled selline inimene, kes tahab oma küpsist leotada näiteks tee sees ja sinu kaaslane ei taha seda, aga te kahekesti meeldib teile koos küpsiseid nodida. Või seda ühte, siis saab jagada. Jah, seda ühte. Ja muidugi, see on hästi suur küpsis. See on õhtusöök küpsis. Õhtusöök 2. Küpsilon. Et siis teine saab, ei pea leotama küpsist. Küpsilon, mitte üksi. Aga kus vanaema on? Lüpsilon. terve tootesari tuleb siit välja, nii et ma võtan tagasi selle kui kehva äriidee. Jah, just, et ärge kuulake, te ei kuulnud seda, kuulajad ei kuulnud seda, aga siinkohal palukski teil äkki kirjutage paar toetuskirja ja saame aastaringseks saateks ja siis teeme ka oma merch segmendi, hakkame tootma küpsilone. Jah, absoluutselt. Mina siis naisena iga kord küpsetan enne saadet. Muidugi. Nii, aga minul on selline, kuidas ma ütlen, autojagamisteenuse mõte. Escort teenus. Et seal on ainult Ford Escortid. Okei, sealt tuleb tõenäoliselt on ju... Nii. No minu jaoks on oluline, et ta palju segadust tekitaks ja palju kõneainet, eks ole. Et see on nagu turunduses, eks ole, kindlasti väga hea argument, et tegemist on escort teenusega. Just, ja siis saavad elukaaslased olla pahased oma meeste peale, et me tuleme otsaga kokku, kuidas sa saad lubada endale escort teenust. Sellele kohe hea siuke teleklipp, et naine leiab tšeki ja kuri ja siis vaatab aknast välja, mees patsutab teda autot ja siis nad naerutavad teineteisele, et kõik on ikka ülihästi. Ja söövad küpsiloni. Ja mees pärast sõitu paneb raha öökapi peale. Öökapi peale. Öökapi peale. Mattias, kuidas sinul äriideedega lood on? Mul tead ei ole ühtegi. Mul oli üks mõte see, et vaata, ostad endale ühe brändi tossud. Näiteks Nike või Nike. Okay. Leiad endale õige numbri ja siis need on sulle istuvad hästi. Siis ostad teise firma oma, näiteks Reebok, Adidas, mis iganes. Võtad sama numbri ja ei kattu need numbrid. Ja siis mul oli pikalt äriidee, et teeks üks tabeli. Et kui sulle Nike 44 sobib, siis hakkad sealt minema. Turbast alla, Nike 44 siin ja siis hakkad vaatama, mis sellele vastab. Ma visualiseerin seda väga valesti, sest see ei toimi praegu süsteemi järgi. Mul on millegipärast tunne, et guugeldades leiab selle tabeli. Ja siis oligi pikalt mõtlesin, et peaks ära tegema umbes, ma ei tea, 10 aastat mõtlesin, et võiks ära teha selle ja siis oligi esimene guugeldus pärast 10 aastat mõtlemist tabel tehtud lihtsalt väike WordPressiga kodukas lihtsalt. Siit saab vaadata. Siit saab täpselt maha võtta selle. Nii ja ma ei pea ise seda välja mõtlema. See on siis tossu numbri suurust ja suhte tabel või? Ja, see on väga hea kõlava nimega, et seda on hea turundada ka. Nimedest rääkides on niisked salvrätikud on eesti keeles minu arust liialt pikk sõna ja ühesõnaga oleks vaja nagu paremat sõna, midagi lihtsamat ja lühemat niisketele salvrätikud ja pakun selleks Märju Linik. Väga hea, see kaotab sealt ka selle probleemi, et ehkki me kirjutame salvrätik, siis me kunagi seda välja ei häälda. Jah, absoluutselt. Kuule, sul neid Märjusid on või? Linikuid? Mul on ainult niisked salvrätikud. Salvrätikud või? Saade, mis on siin käinud pikalt, on meil ju ikkagist ka see kanakott. Kas teil on, me oleme kõik siis nii-öelda suhtes inimesed
et oleme... Sa vaatad küsivalt mulle otsa, olen. Oled veel jah, et meil on elukaaslased ja üksteise suhtes oleme sõbrad. Tuttavad. Sõbras Mattias, võib öelda sõbrad, okei. Aitäh. Aga ühesõnaga suhtes olles tuleb kodus siukseid lauseid teiselt poolt, musult nii-öelda siis, mis võib-olla on hästi mõeldud, aga kõlavad veits ikkagi solvanguna. Halvasti. Et mul oli ükskord nii, et hakkasime musuga siis minema magama, mitte ühte heitma, vaid lihtsalt ühte voodisse minema magama. Võtsin särgi seljast ära ja siis mu musu vaatas mu suunas ja ütles, et kuule, hakkame koos trennis käima. Mõtles tuli heast kohast, täiesti saan aru, et vist tal oli äkki mingid omad mõtted peas üldse, mitte et ta vaatas nagu, et jah, kuradi, üksinda sa nagunii läheme, meil on koos minema, siis püha jumal, vaata, mis välja näeb. Ja, ei, olen olnud sarnases olukorras, täitsa ütlen ausalt, et kah niimoodi oled seal teleka ees ja siis tuleb, paneb pea kõhu peale ja siis ütleb, siin on nii hea pehme. Mul on üks sarnane asi, mis ei ole küll nagu tahtmatult öeldud, vaid seal on kurjad kavatsused taga, aga mul on niimoodi, et kui mul juuksed väga pikaks kasvavad, siis ma võin tunda ennast väga sellise veetlevana, aga sageli peegelpildist vaatab vastu hevikas ja siis sellel ajendil ma läksin ka juuksurisse ja siis kui ma tulin tagasi, ma lasin tukka ette lõigata, siis mu elukaaslane ütles, nüüd on nagu Wayne's World. Kas see Garthi tegelane? Mõlema, Garth vist rohkem jah. Kuigi Wayne'il oli ka natuke siuke vaba soeng. Kas siis läksid eraldi tubadesse? Ei, samasse tuppa läksime. Aga naersid sa või solvusid? Ei solvunud. Aga ei naerinud ka, jah? See elu juba, kus ma olen sees. Naersin ikka. Niimoodi. Okei. Saatke meile ka, kallid kanakoti kuulajad, oma koduseid viisaksolvanguid, võib nii öelda või? Teeme uue sõna. Aga viisaksolvangud, see on isegi päris hea rubriik tulevikuks, ma arvan. Paneme kirja. Ma arvan, ma leian neid palju oma eluteel. Vaesekene sina. Aga mida me siis tänases saates õppisime? Erinevaid asju. Väga hea. Hakkame siis otsi kokku tõmbama. Et me oleme paljude erinevate asjade asjaarmastajad, asjatundjad juba tänase saate lõpuks ja loodame, kallis kuulajad, et ka sina oled midagi siit endaga kaasa võtnud või maha jätnud ja oled valmis selleks reede õhtuks, mis on juba ammu ilma, sa jala varba otsaga juba tunned, kuidas juba ai, nüüd on tore reede õhtusse hüpata sisse, vesi tundub, et seal reede õhtus on piisavalt soe, parajalt jahutav ja samas mitte krampi ajav. Jaa, aitäh, et kuulasid. Mina olen Mattias Naan. Mina olen Kadri-Maria Mitt. Ja mina olen ka Kristjan Oden. Just. Aitäh ja järgmise korrani, kus teemadeks taaskord teemad, mis ei ole väga olulised. Ja taega. Nägemiseni.